No õhtust kõigile. On 8. juuni. Kell on juba 3:45 või alles, kuidas kellelegi. Põhimõtteliselt terve päeva sadas vihma ja päeval kalale ei saanudki. Ajasin muid asju ja kella 3 kuskil tuli päike välja. Siis veel tunnikese kahtlesin, et kas minna või mitte, aga lihtsalt panin riided selga ja tulin jõe äärde. Eile sain siis kinnitust, et ahven on jõkke jõudnud. Tuli küll ainult üks ja väike, aga vähemalt midagi on liikumas. Aktiivsem aeg on tegelikult nii või naa alles juuni lõpus, juulis. Aga see selleks. Aga täna on siis plaan samasugune, ikka sama koht. Üks põhjakas on juba sees. Loobin lanti. Elussöödaõng on ka igaks juhuks kaasas. Äkki tuleb väikest ahvenat ja proovime siis haugi. Vaatame, 2-3 tunnikest teeksin, loobin spinningut ja leotan põhjaõnge. Ja eks kui vähegi mingit actionit on, siis annan ka teile teada. No nii, teine põhjakas ka sees. Hakkan nüüd spinningut loopima. Ilm läks küll väga ilusaks, nii et hoidke pöialt, et tuleks ahvenat ja äkki mõni väiksem hauki. Okei, hakkame püüdma. Ja on otsas. Opa. Väike haug. Oho. Kindlasti alamõõduline, aga kala vähemalt olemas. Noh, tase. Nüüd on tähtis jälle mitte näppe lõugade vahele panna, nagu mul kombeks on. Nii, selline jupp siis. Teeme kiired pildid ja laseme lahti. Nii, selle jupi laseme siis kasvama. Mine kutsu. Suurem vend või õde või veel parem vanaema või vanaisa. Nii, täna siis käsi valge. Koju küll seda ei saanud viia, aga kala on kala. Okei, jätkame. No nii. Keegi saputab põhjaõnge meil korralikult. Esimene võtt oli kohe päris tugev. Ei tea, kas nüüd on otsas või? Tamiil on nagu paigal igastahes, aga esimene... ikka on otsas. Nii, vaatame, kes meil siin on. Ja, täitsa olemas. Niisugune keskmine ahven ma pakun. Või on haug jälle. Väike ahven. Nii, aga see nüüd jälle sellise suurusega, et selle paneme kohe elussöödaõnge otsa haugi jahtima. Kui nüüd konksu kätte saan, see on jälle saadan selle nii sisse söönud, et... Aga okei, paneme selle haugijahile ja siis vaatame edasi. No nii, panin selle ahvena nüüd elussöödaõngega sisse. Konksu sain küll ilusti enam-vähem kätte, aga ta vist ikka sai haiget. Vaatame, kas nüüd siputab natuke aega seal või mitte. Aga noh, suurt vahet ei ole. Siit tuli ju ka päris surnud ahvenega korralik haug, nii et las ta vaikselt tiksub siin. Ma panen põhjaka uuesti püügile. No nii. Võtame päeva siis kokku. Üks väike haugipulikas, üks väike ahven põhjakaga. Elussöödana ta haugi ligi ei meelitanud. Teen veel lihtsalt mõned visked ja lasen sellel nüüd juba surnud ahvenal vooluga natukene ulpida. Äkki veel meelitab viimase 15 minutiga haugi välja.
vaatan, kas kodudel viitsin ka forelli lõigult läbi hüpata. Aga arvan, et vist mitte. Aga okei, seekord siis edasi. Aitäh, et vaatasid. Kui viitsid, pane like ja subscribe. Mina tulen vist siia nüüd jälle järgmisel nädalavahetusel. Näeme siis ja tšau. No nii, hüppasin ikka forelli lõigult ka läbi. Vaatame, mis siin toimub. Vesi on natukene aeglasem siin nüüd. Või vool tähendab. Ilus kobras on seal. Ma ei tea, kas kaamerasse jääb praegu. See pole vist mind näinudki veel. Lahe. Üks aasta ma oleks sellele peale astunud siin. Sellised lood siis. Kala ei ole, on loomad. Äge. Nii, ma teen veel viimased visked ja koju minek. Mõtlesin, et vahetan ka lanti, aga vist ei viitsi. Aitab tänaseks küll.